Tere hommikust! Mõtlesin, et teen sulle ühe video oma köögitoimetuste juurest. Et sa neid toimetusi ise ei näe, sa kuulad võib-olla helisid. Olen olnud 3 päeva veepaastul ja nüüd siis hakkan sealt välja tulema, valides siis endale 2 päeva veel sellist mahla joomist, ehk võiks öelda, et mahlapaastu juurde. Ja siis ma siis valmistan ette. Et mul on siin siis porgandit, õuna, tegelikult on üks punane ka, peedi koorin ära kindlasti ja kraanikausis vees veel ligunevad sellerid. Ja seda mahla siis ma aeg-ajalt joon niisama ka, mulle ta maitseb. Aga miks ma valisin ta paastust välja tulemiseks just selle joogi ongi see, et see aitab soola puhtaks lükata. Ehk siis kui paastumise ajal inimesed, kes ainult vett joovad, juhul nad kakal ei käi, et siis peale esimest sellist toidukorda või mahla või mis iganes nad tarbivad, peaks toimuma väljutamine. Ja selle jaoks võiks olla selline toit, mis on kergelt lahtistava toimega. Et minul töötab sellerimahl ka, kui ma joon suuremas koguses, siis on täiega lükkab soola puhtaks. Ja ma ei tea, miks ma tahtsin seda sulle jagada. See on selline, et mõni ütleb, mis sa räägid siin oma kakajutt, on ju. Aga see ju käib elu juurde. Et nii on. Miks ma üldse selle paastu valisin? Ma tundsin, et ammu on vaja paastuda. Aga iga kord, kui ma mõtlesin või sisimas käis läbi, et nüüd ma paastun, siis minu meel hakkas rääkima mingit muud lugu. Et siis ma veel söön seda, teist ja kolmandat ja siis mul ei õnnestunud lihtsalt see paastumisele minek. Aga kuna ma nüüd jäin üksi koju mõneks ajaks, ma jäin üksi koju ja minu ümber on vaikus kodus, täpselt nii palju, kui ma endale luban, siis otsustasin, et nüüd on see aeg. Ja ma olen seda varem ka jaganud, aga ma pean tunnistama, et taimetaitlasena oli palju lihtsam paastuda kui siis, kui sa sööd kõike. Et ma olin 7 aastat taimetoitlane ja paastu oli minu jaoks ülikerge ja lihtne, vabalt võisin 5 päeva teha, tohutult energiat tuli ja siuke täiega mõnna oli. Aga nüüd on nii, et esimene päev siis oli selline, esimene päev oli selline enam-vähem. Aga päeva lõpus juba hakkas pea valutama ja siis valutas terve öö ja siis veel järgmisel päeval ja see ei olnud mugav. Lisaks sellele paastumisega tulevad igasugused emotsionaalsed asjad ka järjest pinnale. Sest kui sa oled söönud kinni mingisuguseid emotsioone ja need ei saa enam toitu, siis nad hakkavad järjest näitama ennast sulle, sest varem sa lihtsalt sõid ju nad kinni, võib-olla isegi enda teadmata, siis hakkad neid läbi kogema lihtsalt ja ega muud ei olegi, need tuleb lihtsalt lasta kehast läbi, siis ma võin öelda, et 2 ööd oli mul ikka nii ebamugavad, et see hakkas eriti öösiti nähtavale tulema, sest et siis oled ju sellises
lõdvestunud olekus ja seda müra nii palju ei ole ümber, et on ikkagi vaikus. Nii, ma koorin siin peeti praegu. Kui on noor peet, siis tegelikult võib koorega ka panna, aga see on vana peet ja sellel on nii paks koor ja niisugune mulle maitse jääb juurde, nii et ei taha koorega panna seekord. Aga õuna panen küll koorega. Tegelikult kellel on selline mahlapress, mis sööb kõike, laseb kõike läbi ilusti, siis ei pea õuntel nagu seemneid ka välja võtma, aga mul on aeglane mahlapress ja siis ta on selline pretensioonikas, et selleri pressimisel on vaja sellerist näiteks hästi väiksed tükid teha, muidu ta tõmbab kinni. See ei tähenda, et kõik aeglased mahlapressid on sellised, mul lihtsalt on selline Huromi mahlapress. Selline, ma ei tea, tema ehitus on siis. Nii. Põhimõtteliselt olen valmis. Kõigepealt ma teengi ära porgandi ja õuna ja peedi ja ma panen seekord kõige viimasena selleri, et siis ta ei umista mahla või seda pressi ära niimoodi. Ja ma ei saa kaamerat keerata, jah, ma keeran siis niipidi, et kui sa näed, et on see mahlapress, on ju, ja ma seekord panin kohe suurema nõupoti ja ma olen sellise sõela peale. Nii, ahjule ei meeldinud, et toetasin. Et selline sõel. Selle ma panen siia potile peale, et siis viljaliha ka ära võtta, et ilma viljalihata siis peaks tarbima. Hommikune unine soeng. Huvitav on see, et paastumise ajal ärkasin väga vara. Ja täna on juba nagu selline täiega mõnna olla, et pea on selge, et tunned, et nagu polekski midagi. Et aga näkku vaadates on näha, et protsess toimib veel. Ja ma veel tahtsin sulle rääkida selle kohta. Ja paastudes on niimoodi, et õhtul on tavaliselt parem olla või päeval, sest hommikul ärkad üles ja siis on keha on hästi aeglane, paastumisel on siis vaja aeglust. Üles tõusmine on selline, et pea võib ringi käia, et siis tulebki aeglaselt seda teha ja anda endale aega ärkamiseks, et kui sa käid nagu iga päev tööl, siis ma soovitan sulle alustada kas või seda paastumist nädala lõpust või nädalavahetusest, et siis sa elad selle kõige raskema. Tahaks öelda, et kõige raskem. Võib-olla ei ole, kõikidel ei ole nii, sest et ma ütlen, et kui ma olin taimetoitlane või vegan, siis mul ei olnud nagu väga seda, et mul oleks nagu mõnel päeval hullult raske olnud või peavalusid mul üldse ei olnud. Ja hommikul on see, et pea käib ringi, kui liiga kiiresti püsti tõused, aga et siis tulebki lihtsalt aeglustada. Ja päeva jooksul jällegi tekib nii suur energiavoog, et võib mõnusalt toimetada. Mina paastun seekord siis veega 3 päeva, ülejäänud päevade osas mulle tuli info, et ma võin seda teha nii palju kui tahan, aga ilmselt vaatan tunnetuse järgi. Aga 2 päeva läheb mahlaga kindlasti ka. Ja kui sa tahad nagu küsida, et aga mis on siis see paastumise eesmärk, et mina konkreetselt läksin nagu sellega, et minu keha nagu andis märku. Ma ei tahtnud endale tunnistada, et ma tahtsin tegelikult paastuda ka sellepärast, et mul on tekkinud kõhurasv ja ma tahtsin seda lahustada läbi paastumise. Ja kuna ma aeg-ajalt söön ka saia, ma väga armastan hapusaia, seda tavalist poesaia ma ei söö, aga Tartus on üks äge Pagariäri Tüümian, kus tehakse väga hea tapusaia. Me oleme siin erinevaid kohti proovinud.
siis ma armastan teha endale sellise kitse toorjuustuga ja tomatiga. Ma teen siin mingi oma retsepti järgi. Teen sellise sooja hommikusaia ja see on ülihea lihtsalt. Praegu kui mõtlen, siis ma tegelikult 2 päeva olen ainult sellest saiast mõtlen, suu jookseb vett ja siis ma olen lahustanud neid emotsioone, et miks ma üldse seda saia siis söön, on ju, ja aga no ta nii mulle meeldib. Ja selle hapusaia kogemuse siis aasta tagasi ma sain Balilt, et kus seal olid kõikide hommikusöökide juures oli hapusai ja siis seal oli veel pošeeritud muna ja siis igasuguseid mingist rohelist, kas soojalt või külmalt, et üks väga mõnus söögikoht Djangus on quinoa, mis on ka nagu nii-öelda minu maailmapildi jaoks toitud, et aga see asub Eco Beachi lähedal, mitte seal päris Djangu keskuses. Igal juhul väga hea koht. Seal ma ostsin liitrite kaupa toormahlasid, kusjuures nad juba teadsid, et kui ma lähen, siis see teenindaja, ta oli nii tore oli, et ta juba teadis, mida ma soovin. Ja siis ma vahepeal käisin päeval ka, ostsin seal mingi 1-2 liitrit mingit rohelist mahla endale, et siis seal viljas juua. Okei, aga nüüd läks jutt kaugele paastumisest, et nojah, Balil ma tegelikult olin 7 päeva vee peal, 7 päeva veepaastu, et jah, see oli selline omamoodi kogemus. Aga, et paastumine on lihtsalt organism saab puhata ja mina tundsin, kuidas kehas ei olnud enam nii palju müra ja rahu ja võib ju seda mõistusega seda paastu endale luua ja võib nagu läbi juhatuse luua, et see on sinu enda valik, kogemus on ilmselt erinev, sest et kui sul tuleb ikkagi juhatus, siis sa lähed nagu, võib-olla alistud sellele ja siis sa teed ära selle paastu. Kui lähed nagu mõistusega tegema, siis võib olla tihti kannatuste rohke, sest et kehaga pole kokkuleppeid ja nii edasi. Sest et hästi oluline on paastumise juures ka kehaga kokkuleppe teha, et nii, nüüd on või keha teavitamine, et nüüd on paastuaeg. Mis veel? Väga ei olegi midagi, sest et kui vaadata läbi inimese spektri, siis see paastumine on iidne tervendamisviis inimestele. Tänapäeval on see kuidagi kõrvale jäänud, arvatakse, et see on mingisugust ainult selliste, kes on hullud sellised mingisugused naturopaadid ja nii edasi. Uhuud siis ütleme, ma ei tahtnud seda öelda, aga ma ikkagi ütlen. Et arvatakse, et see on nagu nende inimeste teema, et ikkagi tuleb süüa ja ravimeid tarbida ja mis iganes. Et vahest saab ilma ravimiteta ka. Et kui sul on muidugi väga keeruline tervislik seisund, siis loomulikult. Mind inspireeris kunagi neid paastusid tegema üks raamat, Arnold Ehreti raamat Imavaba tervisetoit, ja ta rääkis paastust ja ta rääkis endast, kus tal oli ravimatu neeruhaigus ja ta otsustas, et ta ravib, et ta leiab mingi tee tervenemiseks ja ta leidis, oligi puuviljatoit, päikesetoit nii-öelda ja paastumine ja ta tervendas ennast ära läbi selle, et ta valis selle tee ja see inspireeris mind ja mul on tegelikult väga palju toortoitu söönud ja mulle väga meeldib toortoit, et ma vaatangi, et kui ma olen emotsionaalselt nagu laiali kukkunud või emotsionaalselt laiali, et mind juhivad minu emotsioonid, võib-olla isegi välja ei näita seda, et siis ma lihtsalt valin tihedamalt süüa, valin toitu võib-olla, mida ma tavapäraselt ei sööks. Aga kui on selline nii-öelda light olek, kerge olek, siis ma täiega söön igasuguseid puuvilju, arbuusiaeg tuleb kohe varsti ja igasugust värsket kraami saab varsti aiast ja maasikad ja kaugel need mustikadki on.
nii et kui sina tahad paastuda, siis ma soovitan sul kõigepealt enda jaoks selgeks teha, et miks sa tahad paastuda, kas sul on päriselt seda vaja, lähtu ainult oma tundest, sest meil võib igasuguseid lugusid rääkida ja siis lihtsalt ole natuke teadlik sellest, et kui sul ei ole ühendust nii-öelda enda vaimuga, siis ilmselt sul on vaja nagu uurida ka füüsiliselt raamatutest kasvõi või internetis on ka nüüd ju nii palju infot paastumise kohta ja see, mis sind tõmbab, see, mis klikib sulle ära, siis kasuta seda ja 1 kuni 3 päevani on nagu see esialgne soovitus. Ma tean, et inimesi paastuvad siin pikemalt ka, siin 20 päeva ja 21 päeva ja nii edasi, aga kas sellel on kõigel nii palju mõtet, et mis eesmärgil sa paastud ja võib ka teha nii, et sa paastud iga kuu 3 päeva. Vot. Aga hakkame siis peale, ma ei tea, kas ma ilmselt panen selle video kinni, sest et see müriseb korralikult, aga ma siin alustan porganditest ja läheb siis tööle.